loomulikult käib alla see, saate siia toetada, võiks, ma ei tea, jäätee panna. Keegi paneb tagaist meil jääteed sinna. No ütleme Pärnus. Ma paneks ikkagi mingi mullid. Mullid, jah, karboniseeritud vesi. Tere tulemast vaatamast episoodi. Tegelikult siin ei olegi mingit episoodi. Meelis Kiiaga. Jah, Meelis Kiiaga. Ma mõtlesin tegelikult, ma tegin sellise täiesti tavalise üks-ühele auto. See ei ole arvustus, pigem ülevaade. Et ma mingid fancysid droonikaadreid sisse ei pane ega midagi. Ühesõnaga, nagu te aru saate, siis see video oli minu koostöös Kiiaga, kes aitas mulle lahkesti kasutada Kia Stingeri. Nii et tegelikult ma lootsin, et ilm on ilus ja soe, eks ole, saab õues pikalt laialt rääkida, aga lihtsalt megakülm on, nii et teeme õuest kiire ülevaate ära. Nagu te ise näete, siis auto on ilus, vihane, voolujooneline. Mulle meeldivad eriti need, nimetagem siis väljalaske augud. Nii, teeme juba kassi lahti. Sest kuigi tegemist on sportautoga, siis tegelikult võiks see ju midagi mahutada. Ja nagu näha, siis tegelikult ruumi isegi on siin. Siin all on, et selle eest ära liigutame, siis siin all on lihtsalt näete tagavara ratas kenast olemas. Ja hari isegi praegu näen alles. Et ja loomulikult kõige mugavam ja läheb ilusti kinni. Mis taaskord Kia puhul üliäge asi on. See on hästi tillukane asi, aga minule täiega nagu mõjub või loeb see, on see, et kui sa seed siin ukse lahti, siis palun jälgige põrandat. Voilà! Ilmub selline asi, mis öösel tegelikult on nagu üli cool ja tegelikult nagu väga äge asi. Aga katuse luukud ka. Aga ma tahaks selle peale öelda, et külm on, nii et lähme hüppame autosse sisse. Väljast on auto nagu ta on selline sportlik, nägite isegi kindlasti mingi vaadake ka kodulehelt üle. Sealt saate ilmselt neid uhkeid droonikaadreid ja selliseid reklaamvideosid vaadata, kui on sellise asja jaoks huvi. Ma tegelikult olen Kias selles mõttes alati positiivselt üllatunud, et iga kord on nagu vanad head asjad on alles, aga lisatakse mingi uus pisikene nüanss, mis mind üllatab. Selleks korraks, mis selline wow-efekt minu jaoks oli rooli liigutamine. Ehk siis tavaliselt olete tarjunud, et kuskilt on mingi, näiteks siit alt on mingi klamber, lükkate selle alla ja siis liigutate üles alla. Uhkemad juba käivad kuidagi isegi natukene ettepoole. Siis sellel autol siin on see nupp siin, rõhksõnal nupp siin külje peal. Näete, ma lihtsalt vajutan ja siis liigub see alla. Ja, nagu tool. Ja minu poole. Jah, täpselt nagu tool. Ja see on, ma näitan korraks seda nuppu ka. Näete, see asub ilusti siin. Ehk siis lükkame üles, lükkame alla, lükkame sissepoole. Ja lükkame väljapoole. Nii, kui me juba siin oleme, siis näitame ära ka teisi asju. Nagu ikka, siis pimenurga hoiataja, mis on siis peeglist annab märku, kuid, kohe ma näitan, kus see veel märku annab, siis reahoidja, mida ma maantel muideks proovisin ja ütleme niimoodi, et sikutab päris kõvasti. Siis loomulikult on siin istmemälu, ehk siis kahele inimesele, kui teil on soovi, et rohkemad sõidavad, siis las timmivad ise paika.
Kes istuvad taga? Istuvad taga täpselt. Nii, aga paneme auto tööle. Nagu te näete, siis start-stop süsteem ja paneme siit siis, kus me niimoodi vaadata parem oleks, siit tööle. Nii. Ja nüüd ma näitan kohe teile, mis on selle auto üks väga põnevad eripärasid, mis minu jaoks oli vau. Ma loodan, see on siit näha ja natukene isegi on, näete. See number siin ees. Ehk siis, see, seal. Ehk siis teil on pidevalt indikaator olemas, et mis kiirusega näiteks te sõidate. Ja nagu ma ütlesin, siis saab aktiveerida ka need asjad. Vaatame kohe, kas ja kuidas see siit toimib. Kas see näitab ka siia ennast. Okei, praegu kuna ma ei sõida, siis ta väga hästi ei näita. See on jälle siukene, mingis mõttes väike asi võib tunduda, aga sõidu teeb see ülimugavaks just selle, kuidas ma ütlen, selle pilgu heitmise poole pealt. Et kui ma sõidan, siis ma tavaliselt nagu, see on küll jah siuke millimeetrite mäng, aga kas ma vaatan oma kiirust nagu siit või ma vaatan seda reaalselt 1 millimeeter alt poolt, et see lisab seda nii-öelda sõidu mugavust kindlasti juurde. Nagu te näete, siis siin on ka labad, millega saab manuaalset käiku vahetada, kui olete suur kiirendaja ja kiirenduspoiss. Kuna tegemist on GT versiooniga, siis on täiesti elementaarne, et siin on ka sportrežiim. Kuidas siis, nagu näete, siin on kirjas drive mode, ehk siis see käib niimoodi, istute, sõidate ja tunnete, et nüüd oleks vaja aktiveerida sport mode, siis te lihtsalt keerate siit seda nuppu. Ja siis tuleb teil siia ekraanile, vaatame, proovime. Nägite, sport pluss ja kui kokku on siin siis näete sport, comfort, eco ja smart. Nüüd üks väga põnev asi, mis veel on, kui me nüüd saame selle kuidagi siia pildile. Kui ma aktiviseerin sportrežiimi, siis jälgige seda, mis teeb see iste. Ehk siis praegu on eco, comfort, sport. Ehk siis, kas oli näha üldse? Natuke vist on jah näha, kui sa oskad vaadata, ta nagu tõmbab ühesõnaga kehasse, ma saan aru. Jaa, see siin liigub ja ta tõmbab nii-öelda rohkem sind sisse. Ehk siis see on, ma ei teagi, kuidas seda... Imur. Ja, imur. Aga kõrvalistuja puhul ta seda ei tee. Kuid, kui te nüüd tunnete, et siukene kitsas iste on see, mis vaja on, ja iga kord sportrežiimi ei taha tööle panna, siis ma panen tavarežiimi, nüüd ta lükkab selle just lahti, siis tegelikult saate te siin külje pealt, all on täpselt sama asi. Ehk siis saate siit nuppu peale hoida ja tõmbab ilusti siin. See tõmbaks isegi veel kitsam. Mulle meeldib see, et sa saad oma selja nõgususe järgi panna seal väga hästi paika. Mul rasedana on väga, see alaselg on nõrk koht, siis seal oli väga hea paika timmida see. Kus see käib? Nii, vaatame, kas see on siit üldse kuidagi niimoodi näha. Nii, ma olen kässare peale. Nii, see peaks toimima. Oota, kus see ümmargune on? Ma hoidsin kohe. Näed siin. See ei ole niimoodi näha, aga sa niimoodi jah tunned seda, kui sa istud. Et see on, tegelikult on tõesti üli mõnus, et keset sõitu sa saadki, siis sa saad näiteks siit lasta omale tooli allapoole, tõsta ennast rohkem ülesse. Nagu ma räägin, millimeetrite mäng, aga see annab vahest nagu nii palju juurde. Nii. Ja nüüd ma ütleme nii, et ma sättisin oma istme paigalt ära. Ja siis ma olen naksti tagasi. Siia tuleme. Need on nüüd väga põnevad asjad siin. Nagu te ise aru saate, minu jaoks väga hea ja mugav asi on roolisoojendus. Talvel, mitte talvel, juba praegu
ma kasutan seda eriti hommikuti. Siis, kui me vaatame, paneme kaamera tööle, kas tuleb? Ei tule. Hoian piduri peal. Okei. Ühesõnaga, siit saate ise aktiveerida. Siit saate ilusti aktiveerida, siis nüüd view'd ei ole ja nüüd on view olemas. Sa hakkasid linde söötma või? Ma ei tea, ma olen linnu. Viskasin mingi krõbineid nagu enne, kui sa vajutasid kaamera. Nii. Aga nüüd jõuame nende vahvate asjadeni. Ehk siis, kui sa lükkad, nagu te näete, on see istmesoojendus. Lükkad sa selle nii, hakkab tööle istmesoojendus. Saate siis režiimi niimoodi timmida, et 3, 2, 1. Kui sa nüüd vajutad selle alla, siis lähevad need tuled siniseks. Ehk siis hakkab tööle ventilatsioon, istmete ventilatsioon. Et suvel, ma julgen öelda, on see asendamatu abimees siin. Jah. Ja kui väga külm hakkab, siis saate ruttu soojenduse sisse panna. Jah, minu lemmik toode asub siin. Ehk siis see on... Siin. Seal saab vähemalt telefoni laadida. Ja telefoniga niimoodi, et kui te viskate selle siia, siin on selline ilus mõnus pesa. Muideks, see ei sobi kõikidele telefonidele. Minul on suur Samsung ja see ei mahu siia ära, aga selline klassikaline iPhone mahub sinna. Klassikaline iPhone mahub siia ilusti, panete selle siia ja näete, indikaator on siin, mis näitab, jah, okei, laeb. Vupsti tagaistmel, eraldi on siin näete, valgustus, kui soovite midagi lugeda. Ja mis on väga suur pluss, ka siin on eraldi istmesoojendus olemas, nii et tagumised inimesed ei pea külma pepu pärast põdema, saavad selle ilusti siit sisse lülitada. Kui on rohkem rahvast, eks ole, mahub siia ka 3, aga need istmed ikkagi tegelikult on disainitud sellise, ütleme, 2 inimese, 2 sõbra jaoks ja tahaistmele. Loomulikult käib alla see, saate siia toetada, väikse, ma ei tea, jäätee panna. Keegi paneb tagaistmel jääteed sinna. No ütleme Pärnus. Ma paneks ikkagi mingi mullid. Mullid, jah, karboniseeritud vesi. Nii, peatoed käivad loomulikult üles-alla. Mul on ülimugav seda siin praegu teha, nii et, aga te teate, et need käivad üles-alla. Siis eraldi on siin, ma korraks näitan siit. Eraldi on siin üliosam USB augukene nutisõtlastele. Nii et saavad siin ennast laadida ja siis on vajaduse veel lisaks. Ennast nad vaevalt laevad, aga noh. Jah, no tähendab, saavad ennast laadida. Saavad telefoni või tahvlit, mis iganes laadida. Eraldi on neil ka siis väiksed sellised ventilatsiooni asjad. Sahtid. Jah. Kuidas seda nimetatakse tõesti? Ma ei tea. Aga kui me võtame nüüd kokku, siis kas sa ostaksid endal selle auto? Mul on hea meel, et sa küsid. Sest selle auto hinnad algava 49 000, ümardame 50 000. 50 000 on sportautot kõvasti. Mul on nagu mixed feeling sellega. Mulle nagu see meeldib ja samas mulle see nagu ei meeldi. See meeldib mulle sellepärast, et see on ikkagi sportauto ja siuke äge ja ilus disain, aga praktilisuse mõttes minule kui pereinimesele... Pagas oli küll suur. Ja, et mulle kui pereinimesele on see siukene so-so, et ma pigem ütleks, et see on siukene pühapäeva auto. Nii, kas ma nüüd ostaks 50 000 eest endale pühapäeva auto, et sellega pühapäevadi sõita? Võib-olla kui ma olen 50 pluss. Kas see on selline auto, millega iga päev last kooli viia ja ma ei tea, saia poest tuua? No, nii ja naa. Rääkides kütusekulust, siis kui ma selle auto muideks sain, siis tiksus siin ees keskmine kütusekulu 11,7 liitrit 100-le. Kuna ma ei tea, kes sellega ennem sõitis, siis ma ei tea, mis sõitja ta tegi.
täna on seal praegu, ma just näen ees, on 10,7 liitrit 100-le. Ja see on ikkagi enamasti selline linnasõit, aga nagu ma ütlesin, ma ei ole selline võristaja ja rallifänn, vaid ikkagi korralik pereisa, enam-vähem. Siis minul on jah see kütuse kulu nagu madalam. Et kelle jaoks on see otsustamiskoht, kelle jaoks mitte, siis mõelge ise. Ma jätan alla ka lingi Kiia kodulehele, kus te siis saate tegelikult auto kohta detailsemat infot, kõik sellised numbrid ja asjad. Aga minu siiras soovitus on see, et minge ise proovisõitu teha. Et siis te saate selle õige tunde kätte, nii et tegelikult väga muud ei olegi. Oota, ma praegu kuidas siin magab. Esiistmed käivad rohkem alla. Jaa, Leen. Käivad täis lamavasse, ma eile proovisin. Jaa, aga isegi väga okei on, jalgadel on ka tegelikult ruumi, nii et... On väga mugav. Okei, kui sa oled 1,90 pikk, siis võib-olla kisub keeruliseks. Mina olen 1,78, mul on ruumi palju. Seega, andke kommentaarides teada, kuidas teile selline auto meeldis, kas te ostaks seda. Teate, ma tahaks, et inimesed annaks hoopis kommentaarides teada, kui palju oleks üldse mõistlik ühe auto eest välja käia. Jaa, täitsa põnev, nagu mis on see ükene? Mis on nagu teie selline hinnapiir, mida te oleksite nõus auto eest välja käima? Vahet ei ole, kas ta on sportauto, pereauto, igapäevasõitudeks või... auto eest. Jah, et ta oleks uus. Salongist välja sõidetav auto. Salong on ka, ei ole selline vakstust, vaid sametilik touch on asjal juures. Aga tänks, et vaatasite ja minge proovisõidule ja näeme järgmises videos.